elus esimest korda Kreeka rallil. Marko Märtin sõidab siiamaani kiirema aja. Näete, et Ford, Maril kindlasti parim Fordi sõitja, ta küll teeb pirueti ühes kohas, aga ometi on ta teisel kiiruskatsel kõige kiirem ja see tähendab seda, et Marko Märtin juhib seda võidusõitu. Siin me näeme ära ka selle pirueti koha, aga selle koha peal vähemalt. Aga siiani sõidab Marko Märtin ilma probleemideta koos kaardilugeja Michael Paakiga liigutakse Kreeka rallil lausa madal lennul ja 20 kilomeetrit on katse lõpuni, kui juhtub see, mida te praegu näete. Mootori kate tõuseb üles, aga Märtin ei peatu ja see näitab, kui väga Marko tahab võita. Ta ise ütles, et ta nägi sellest praost, mis sinna vahele jääb, umbes 40 meetrit ainult ette, mitte rohkem. Uskus seda, mida kaardilugeja Michael Paak rääkis ja jääb ka peale seda hullumeelset sõitu liidriks. I don't know, it just went through the bump and just it came open. And it blocked all the cooling inside the car for 20 Ks. It's warm. Yeah. Michael, when that kind of thing happens, pace notes are essential. They're very essential, but the problem is that Marco can't see very much. It took both of made the pillars really, really wide, so he couldn't see the road at all. It was quite exciting. Don't really want to do that again. Märtin on liider 9,2 sekundiga Harri Rovanpera ees. 2 Peugeot on ikkagi väga lähedal Grönholm ja Rovanpera ja loodetavasti Märtinil nüüd rohkem halbu üllatusi sellel rallil enam ei tule. Praegu parandatakse Marko Märtini autot. Mootor tuleb tolmust puhastada, sest tegelikult hiljem selgus, et tolm oli just see, mis sai ka Argentiinas Marko Märtini tehnikale saatuslikuks. Läksid täna kirja, siis selgub, et need ei ole arvestatud, selle katse tulemused on tühistatud just tolmu probleemide tõttu. Ja see tähendab, et Märtini edu Rovanpera ees on ainult 4,8 sekundit. Niisiis nüüd tuleb Markol vastu panna mitte enam Markus Grönholmi, vaid Harri Rovanpera rünnakutele, mis on loodetav. Suurepärane Marko Märtin on liider 4,8 sekundise eduga Harri Rovanpera ees ja kui rääkida juunior WRC arvestuses, siis siin on siis näha, milline see tee on. Sõita tuleb nendel teedel täna 150 kilomeetrit kiiruskatseid ja ei ole ime, kui need kivid põhjustavad veel katkestamisi ka favoriitide hulgas. Ainus probleem on tolm, aga ta peab edumaad suurendamast. Mäletatavasti edumaa Peeter Solbergi ees on 4,8 sekundit ja Rovanpera kipub Markole lähemale tulema. No sellised plaanid tal kindlasti on. Võrdleme praegu Märtini ja Rovanpera aegu. Rovanpera aeg täpselt 11.00,9 ja siin saab Marko Märtin veel 0,8 sekundit Rovanpera käest lüüa. See tähendab, et vahe on täpselt 4 sekundit. Niisiis veeritud ja kõik võimalused on olemas. Harri Rovanpera sõidab üsna kiiresti ka ilma teise käiguta, aga nüüd kaob ära ka kolmas. Ometi on just teine ja kolmas käik tegelikult mägedes kõige tähtsamad. Võib-olla teise käiguta sai veel kuidagi hakkama, siis ilma kolmandata on juba jama. Marko Märtinil on seoses Rovanpera riketega omad probleemid. Ta lüüab Rovanpera otseselt küll mitte Rovanpera ennast, aga Rovanpera tolmupilve kiiruskatsel kinni ja sõidab siis juba teist päeva järjest pimesi. Tõepoolest mitte midagi näha ei ole. Aga Marko saab hakkama ja jääb ralli liidriks. Yeah. Super one, we cleared the stage. The dust was really, really bad. Okay, copy base. Still here, okay. That makes sense. Samas on olukord eesotsas muutunud. Peeter Solberg on nüüd Märtinist kõigest 6,7 sekundi kaugusel. Sai starti, puruneb Solbergi auto. Rooli ülekanne ja mitte just eriti heas kohas. Ees on ju järsk tõus mitmete tagasipööretega. Saab olema väga raske ja Märtiniga, nii nagu möödunud aasta Suurbritannia rallil peeti, aga see võimalus on nüüd kaduma läinud, et tõeline pettumus, väga suur pettumus. Ja Fordi meeskond on saavutanud muide ralli korraldajatega sellise kokkuleppe, et Marko Märtin võib startida mitte 2 minutit, mis on tavaline stardiintervall ralli autode puhul, vaid 3 minutit peale Rovanpera, et tolm ei segaks ja oleks võimalik ikkagi täiskiirusega sõita. Nüüd, kui selline võimalus on saavutatud ja selline kokkuleppe ralli korraldajatega, siis
Marko Märtin kohe ka võidab katse ja suurendab oma edumaa. Marco Martin has been the man of this rally so far. Let's analyse why he's been so fast. Compared to Burns at the top of your screen, Martin appears to be slower, but he's on the cleaner, harder line. In just 4 corners, he's gained 1 second on Burns alone. Isi jälle 4. Marko Märtin on juhtinud seda rallit peaaegu algusest peale. 13. katselt tuleb jälle võit, kui ei pea sõitma seal Rovanpera tolmu sees. See tähendab, et Märtin ei ole liider mitte ainult teiste ebaõnne tõttu, vaid ta tõesti sõidab väga kiiresti. Puudujäägid, mis ilmnesid paaril esimesel etapil, on tõesti metoodiliselt sihikindlalt kõrvaldatud. No tahaks väga loota, et see auto kestab lõpuni. Märtin niimoodi jätkab, on täiesti selge, et ta sõidab võidu peale. Vahe on päeva lõpuks 55 sekundit. Kui nüüd ütlesin, päris pikk tee on veel minna. Täna lõppes ralli 16. kiiruskatse, aga kokku on neid 22. Ja natuke maad on veel minna. Marko Märtin ei jõua nüüd hooldust ära oodata. Pisiviga auto juures on vaja 20 etteantud minuti jooksul kõrvaldada, sest võitmiseks on vaja perfektset autot. Väikeste mööndustega on auto siiski ka perfektne olnud. Midagi pole eriti muutunud. No nüüd läks mõni arvestuses või üldarvestuses läinud ka ette. Aga Märtini auto on nüüd tõesti perfektne. Edumaa on piisav. Liigseid riske ei pea võtma. Kuigi ega ka selline allapoole oma tempot sõitmine ei kaitse vigade eest. Peab ikkagi sõitma oma tempos, aga võib-olla tõesti siis mitte sedavõrd suure riskiga. Marko Märtini ja koht on muidugi käest läinud. Peeter Solbergi ainus probleem on nüüd Sainz kätte saada, aga see oli väga napp pääsemine. Väga napp pääsemine. Solberg riskib viimaste stand-by režiimi peal, tee peal. Ja McRae ei saa aru ka, et Solberg taga on. Kui ta nüüd lõpuks taipab, siis laseb ka kohe mööda. Aga kaudselt üks Citroen päästab praegu teise, sest Märtin sõidab puhtalt. Üks katse veel ja eestlane saab prestiižika Kreeka ralli võidu, kui kõik läheb hästi. Nüüd on aeg hinge kinni hoida. Viimane kiiruskatse on tulemas Marko Märtini edu. Carlos Sainzi ees nüüd 46,7 sekundit. Peeter Soo meeskonnal on põhjust rõõmustada. Aga nüüd suur aplaus kodus šampustel korgin maha. Marko Märtin sõidab uue Ford Focus WRC-ga esimest korda võidukalt finišisse. Veel üks kurv ja MM-rallide võitjate nimekiri täieneb ühe nime võrra ja see on Marko Märtin. Mõnisada meetrit veel viimase kiiruskatse lõpuni. Can you believe it? We finished it. No problem. Excellent. Thanks a lot. Good man, Marco. Well done. Marko Märtin läks rallit juhtima pärast teist kiiruskatset, võitis kõiki lõpuks 46 sekundise eduga. See on Eesti autospordi jaoks ajalooline hetk. Carlos, you got that second. Many congratulations on that very first World Rally victory. Thanks a lot. It's been a very tough weekend for me. Marko Märtinit telefoni teel õnnitlenud ka peaminister Juhan Parts. Arvatavasti on punane ka Marko Märtini isa Kalju telefon seal Tartu lähedal Maramaal, kus tänane võitja kunagi oma treeninguid alustas ja ilmselt pole šampus Markole ja Maiklile kunagi nii hästi maitsenud. Ja päeva teeb veel erilisemaks see, et Urmo Aava ja Kuldar Sikk lõpetasid juunior